tere! Täna on Haridusministeeriumi Facebooki kanalis ajalooline hetk, kuna me alustame uue minisaadete rubriigiga 3 küsimust. Ja selles rubriigis me püüame vastata nendele parasjagu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja inimeste küsimustele, mis on meieni jõudnud. Ja kuna tänasel päeval on kevad ja eksamite periood on täies hoos, siis meie esimene saade on põhikooli lõpueksamite teemal. Ja sellesse saatesse me oleme kutsunud esinema üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsini. Tere, Ülle! Tere! Räägi natukene nendest põhikooli lõpueksami perioodi muudatuste tagamaadest. Et miks me sellise otsuse tegime ja mida me tahame, et õpilaste ja õpetajate elus muutuks paremaks? Kui põhikooli lõpueksamite ajakava mõelda nüüd tagasi aasta, siis varasemalt toimusid põhikooli lõpueksamid pärast seda, kui põhikooli lõpetajad olid sooritanud sisseastumise teste ja saanud kätte ka oma vastused sisseastumise järgselt. Ja siis oli põhiline mure just see, et mis eesmärki need põhikooli lõpueksamid siis täidavad. Et riik tegelikult õppimises edenemist seirab ka läbi tasemetööde ja tekkis õigustatud küsimus, et kas sellist pidi protseduurid on loogilised. Ja mured olid näiteks ka sellega, et kui põhikooli lõpetajal ei olnud eksami ajal kõige parem päev ja see eksam ebaõnnestus, siis võis ka see juba kätte saadud vastuvõtu otsus muutuda. Nii et tegelikult oli päris palju segadust ja rahulolematust selle toonase süsteemiga. Ja nüüd seoses sellega, et meil on rakendumas õpikohustus järgmisest õppeaastast, oli väga hea võimalus siis ka aasta juba varem tegelikult katsetada seda ajaliselt loogilisemat järgnevust nendel tegevustel, mis on põhikooli lõpetajal ees. Ehk siis kõigepealt põhikooli lõpueksamid ja selle järel siis algavad vastuvõtutegevused ja meie ootus, mida me sõnastasime keskhariduse suunas õppeasutustele, oli siis see, et keskharidusse vastuvõtavad protsessid juba disainida nii, et neid põhikooli lõpueksami tulemusi saaks arvesse võtta, sellepärast et need eksami tulemused siis on teada enne, kui sisseastumise tegevused algavad. Ja selle juures lisaks oli siis ootus ka koolidele, et kui on tegelikult põhikooli lõpp, siis õppija vajab väga mitmekülgset tuge ka just üldoskuste koha pealt, et kõik selline vastuvõtuprotsessile vastuminek, mis teda ees ootab, eeldab seda, et tema enesekohased oskused ja õpioskused on toetatud, et tema karjääriidee valik oleks toetatud ja see on kõik olnud see, mida koolid on ka väljendanud, et nendeks tegevusteks tegelikult ei ole aega olnud ja samal ajal ei ole tegelikult õppetulemusteni jõudmine üldse seotud sellega, et ainult aineõppetundides on vaja õpitulemusi saavutada, vaid just üldised oskused samamoodi, nii et see ajakava muutmine seadis ka koolidele tegelikult ootuse vaadata see viimase aasta õppijate ajakavad tervikuna üle. Eksami koostaja asutus Haridus- ja Noorteamet andis välja ka eksami eristuskirjad arvestusega, et seal oleksid need teemad, mida eksami hõlma. Ja sellisel viisil see muudatus tegelikult siis oligi mõeldud sündima ja kahtlemata esimene aasta, mis me nüüd katsetame, saame siis seda kogemust analüüsida ka ja veel siis võib-olla ka neid soovitusi kooli suunas täpsustada. No nüüd on juhtunud niimoodi, et nii koolid kui lapsevanemad on mures ja ütlevad, et õpilased on jätkuvalt stressis ja sisseastumiskatsed ei ole kohati kuhugi kadunud. Et kuidas me siis sellise probleemiga edasi läheme ja mida saame vanematele lastele julgustuseks öelda? Ja, et ma tahan kõigepealt öelda seda, et kõik pered on kahtlemata lõpuklassi õpilase kõrval, elavad sellele kaasa ja tunnevad muret selle üle, et kas kõik läheb hästi.
nüüd kahjuks küll peame seda tõdema, et see koolide kaasatulek just sellise sisseastumise testivabaks muutmisele, et mitte hinnata üle neid õpitulemusi, et see ei ole päriselt kadunud, et me teame, et on koole, kes sisseastumisteste tõepoolest teevad. Ja siin tegelikult me ootame ikkagi seda paremat kaasatulekut, millele võib anda omakorda ka uue lükke e-eksamitele üleminek, mis tähendab, et kui me läheme üle e-eksamitele, siis eksamid muutuvad ka tsentraalselt hinnatavaks, need tulemused on objektiivsemad kindlasti ja see tähendab seda, et neid saab ka siis rohkem usaldada. Ka eksamite endi arendamine e-eksamitele üleminekul võimaldab seda, et nad siis eristavad senisest paremini ja selle juures me siis ootame, et need testide tegijad tegelikult ka vaatavad oma sisseastumispoliitikat üle, sest seaduse kohaselt on tõesti siis keskharidusõppeasutusel, nagu näiteks gümnaasium, õigus oma vastuvõtutegevused ise otsustada. Nüüd kindlasti on oluline see, et vastuvõtutegevuste kavandamisel mõelda sellele, et teha neid asju, millest on päriselt kasu, sest kui vestlusi näiteks sisseastujaga peetakse kuni õhtuste hiliste tundideni ja kõik vestlejad on väsinud, et siis tasub ka koolil mõelda, et kas see vestluse tulemus on sellisel juhul relevantne ja samamoodi ka siis vastuvõtutestide puhul, et kui suur on see korrelatsioon ehk seos, et kes teeb edukalt vastuvõtutesti ja õpib ka gümnaasiumis näiteks edukalt kogu õpinguperioodi vältel, et neid seoseid tegelikult võiks läbi mõelda, et tegemist on 15-aastaste noortega, keda tegelikult iseloomustab väga kiire areng ja ka juba selle suve jooksul, mis jääb põhihariduse lõpetamise ja keskharidusse sisenemise vahele, on selle noore inimese areng olnud kindlasti märkimist väärt. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mis järgmisel aastal võiks olla üks selline õppimise koht, on tõesti see, et mõelda selle põhikooli viimase aasta õppeaja jaotus veel kord läbi. Et meil on koole, kes alustavad näiteks viimase aasta õpilastega ka natukene varem, et teevadki selle viimase õppeaasta sissejuhatavad tegevused näiteks juba augusti lõpus enne 1. septembri algust, et sellega saab lühendada näiteks seda eksamite järgset perioodi, mis on ka praegu, kui pärast hinnete väljapanekut 1. juunil, mis jääb paika, et siis need järgnevad päevad, mis jäävad, et millega neid sisustada. Kahtlemata on oluline mõelda selle peale, et need koolid, kus on õpetajad, kes on eksamitega seotud, mõelda läbi see töökorraldus, et teiste klasside õppetöös neid õppeainete õpetamise aegu siis niimoodi planeerida, et need õpetajad ei peaks olema 2 kohas korraga või et nende töökoormus siis ei oleks ebamõistlik eksamiperioodi tõttu, et siis tegelikult see kõik on kooli kujundada ja see tegelikult on ka kodude jaoks kindlasti nagu hea, et ta võtab seda pinget maha ja kui siis põhikooli lõpetaja pärast vastuvõtutegevuste algust käib siis vestlustel näiteks ja käib ka koolis edasi, et siis kasutada seda haruldast võimalust selles mõttes ära, et meil ei ole varem olnud nii, et seesama koolilõpetaja, kes astub järgmisele õppeastmele, õppetasemele, on ikka veel koolis ja me saame teda toetada selle juures ka, et see tegelikult on oluline, see noor inimene vajab sellel ajal, kui ta sisse astub, ka tuge ja ta vajab ka kokkuvõtet sellest, mis see põhikooli lõpp on, et mida ta on õppinud, kuhu ta on jõudnud, mis on tema tugevused, mis on tema nõrkused, et see kõik on see võimalus, mida saab sinna 9. klassi kevadesse planeerida ja siin koolid võivad olla julgemad kui seni. Sest just nendest teemadest on tegelikult puudust tuntud ja siin ei ole vaja lasta ennast dikteerida õppekirjandusel, mis on jagatud 35 peatükiks, et see ei puutu tegelikult asjasse. Aga kui nüüd mõelda, et mis on selle esimese aasta kogemuse selline suurim õppetund, mida järgmistesse aastatesse kaasa võtta nii koolidel kui meil endil, et mis sa siis soovitaksid? Õppetund ongi vast see, et mis küsimused tekkisid, et kindlasti ka ministeeriumis on oluline võtta neid küsimusi väga tõsiselt ja vaadata nad üle just selle pilguga, et kus seda täiendavat juhendamist on vaja. Me kindlasti saame anda koolidele suuniseid ja kindlasti võtame selle kogemuse
selleks, et analüüsida, kus kool veel täiendavat juhendamist vajab, näiteks, et oma õppeaastat ümber kavandada. Ja koolide poole pealt ma arvan, et on ka terve maja täis väga nutikaid ja tarku õpetajaid, kes saavad nüüd koos mõelda, et mis siis järgmisel aastal võiks olla selle õppeaasta ajakavas teistmoodi. Et toetada oma põhikooli lõpetajat, et see on nii oluline hetk nende noorte elus. Aitäh, Ülle, ja aitäh meie vaatajatele. Ja peatselt oleme eetris juba uue saatega 3 küsimust.